Tere, mina olen Tanel. Käesolevas Järvenomics osas uurime, mis juhtub riigiga, kui selle inimesed on nartsissistlikud. Vaatame järgi. Nii, nartsissism. Mõiste nartsissism tuleneb Vana-Kreeka mütoloogia tegelasest nimega Narkissos, kes armus oma peegelpilti. Ta vaatas loiku ning vaatas, et oi, milline ilus mees mulle sealt vastu vaatab ning armus sellesse ära. Psühholoogias ning psühhiaatrias tõi selle kasutusele selle mõiste Sigmund Freud. Let's talk about it in terms of sort of the key kinds of pillars, if you will. It's a person who lacks empathy, who's really entitled, meaning that they expect special treatment to be given to them, but nobody else. They're very grandiose. They harbor huge fantasies. They only want to affiliate with people they think are as cool or as interesting as they are. They're very superficial. They're very concerned about their appearance, the appearance of people around them. I always think of them as beautiful facades with not a lot behind them. They don't regulate their emotions very well. They're very prone to throwing tantrums, getting angry very quickly, especially if they don't get their way. And they can be really hypersensitive to criticism. They're willing to dole it out, but they absolutely can't take it. So those are some of the key elements we see in a person who's narcissist. Nartsissistlikku inimest kirjeldatakse läbi 9 kriteeriumi. 5-9 on vaja, et kedagi diagnoosida nartsissistiks. Et inimene peab ise end tähtsaks ehk liialdab ja suurendab oma saavutusi. Me näiteks näeme seda LinkedInis ja Facebookis, et iga väiksemegi asi kantakse sisse, et oi, kuidas ma saavutasin. Keskendub luuludele enda piiritust, edust, jõust, ilust või suurest armastusest. No üks näide on näiteks Instagrami ja Facebooki selfid kindlasti. Usub siiralt, et ta on nii ainulaadne ja erakordne, et temast ja tema mõttemaailma suudavad aru saada ainult vähesed. Me näeme seda nende inimeste puhul, kellele meeldib tähtsate inimestega pilte teha ning Facebookis pidevalt jagada. Et need elitaarsed inimesed mõistavad mind. Nartsissistid nõuavad ka rõhutatult enda imetlemist, usuvad õiguse saada erikohtlemise osaliseks, kasutab teisi inimesi ära enda huvides, neil puudub empaatiavõime, on teiste peale kadedad ja siis usuvad ka, et teised kadestavad neid, käituvad teiste suhtes üleolevalt. Kui me räägime kuulsustest, siis Internet Movie Database'i kasutajate hinnangul on kõige kuulsamaks näiteks Donald Trump. Nobody makes fun of me and gets away with it! Hey, Satan! Come on, Satan. You know you can't resist this. I can't even see anything, it's so small. Hey, I'll fucking sue you! Come on, Satan. Peale Donald Trumpi on veel siin Madonna, Megan Fox, Paris Hilton, Jennifer Lopez ja Lady Gaga. Aga mis juhtub, kui nartsissism on ühiskonnas rohkem levinud? Et kui selline mõttemaailm nagu kuulsustel on või paljudel kuulsustel, nagu ma nimetasin, et on ka levinud lihtrahva seas. Näiteks, mida nartsissistlikumad on inimesed, siis riigi inimarengu indeks on madalam. Nendes riikides, kus on rohkem nartsissismi, on rohkem ka korruptsiooni, majandusvabadusega on kehvasti. Nartsissistlikud inimesed ei suuda demokraatiat hoida, et demokraatia indeks on tunduvalt madalam. Riikides, kus nartsissism on kõrgem, on ka konfliktid naabritega sagetasemad. Et globaalne rahuindeks on kõrgem. Nartsissistlikutel inimestel on raskem feminismi pähe määrida. Nartsissistlikud ühiskonnad on rohkem sidusamad. Et nad teavad, kes nad on ja nad teavad, mille ees nad seisavad. Nartsistlikumates ühiskondades on mõttevabadus tõsiselt piiratud, et kõik peavad uskuma ühte ja sama asja. Sama asi kehtib ka ajakirjandusega. Et kui riigis on hästi palju nartsissiste, siis ajakirjandus ei ole nagu vaba. See you standing
valor a su vida, no publique estos cuadros. Narsistlikes riikides pole võrdsus nii oluline ja need riigid on pigem hierarhilised, et hierarhiline selles suhtes, et seal on inimesed on jaotatud kindlatesse astmetesse või klassidesse, kus ülemistel astmetel on rohkem võimu, privileege ja ressursse kui alumistel. Ühesõnaga, narsissistlikes ühiskondades ei ole võrdsust ja on pigem hierarhia. Narsissism indiviidi tasandil on tihedalt seotud narsissismiga riigi tasandil, ehk siis rahvusliku narsissismiga, mida iseloomustavad liialdatud usk rahva suurusesse koos veendumusega, et seda suurust ei tunnustata teiste poolt piisavalt. Ühesõnaga, me võtame need 9 kriteeriumid, millest me eelnevalt juba rääkisime ning rakendame neid riikide peal. Et riik ületähtsustab enda saavutusi. Riigil on luulud enda piiritust, edust, jõust ja ilust. Usub, et peaks läbi käima ainult teistes sarnaste riikidega. Riik nõuab rõhutatult enda imetlemist. Usub õigusse saada erikohtlemise osaliseks. Kasutab teisi riike ära enda huvides. Riigil puudub empaatiavõime teiste riikide suhtes. On teiste peale kadev ja usub, et teised riigid kadestavad teda, käitub üleolevalt teiste riikidega. Ei tea küll, millised rahvad on sellised. Что надо сделать, это смести Британию. Ну, я, может быть, за то, чтобы по Лондону ядерной бомбой шлепнуть. Вообще просто стереть с лица земли. Стереть с лица земли и уничтожить нахрен Прибалтику. А что, и меня спрашивают, а что будет с Грузией, что будет с Грузией? Что будет с Грузией? В Грузии или они угомонятся, или не будет никакой Грузии? Rahvuslik narsissism, et kuidas kodanikud hindavad oma rahva rolli maailma ajaloos. Et teadlased tegid katse, et nad saatsid välja küsimustiku erinevate riikide tudengitele, kuidas te hindate siis oma rahva rolli maailma ajaloos. Nad pidid andma vastuse 0–100. Nii. Ja siis välja tuli, et BRICS riigid hindavad oma rolli maailma ajaloos palju kõrgemalt kui teised riigid. Et kõige tähtsamaks pidasid loomulikult venelased enda rolli maailma ajaloos, et nemad on maailma ajaloogu kõige suurema panuse andnud. Et kui brittidel ja ameeriklastel on küllaltki adekvaatne arusaam enda rollist, enda panusest, siis meie naaberriigi mitte nii väga. Et nemad arvavad, et nende panus on kõige suurem üldse. Aga see ei ole ju tõsi. Ja reaalsus on see, et brittide panus on tõenäoliselt kõige suurem. Et sealt on näiteks kõige rohkem ajaloolisi geeniusi tulnud, Darwin, Galton, Spearman ja nii edasi. Globaliseerumine on seotud madala narsissismi tasemega. Riikides, kus narsissism on madal, on globalismi tase palju kõrgem. See on ka arusaadav, et inimesed ei ole narsissistlikud, rahvad ei ole narsissistlikud ja nad saavad paremini teiste riikide rahvastega läbi. Kui inimesed on narsissistlikud või riigid on narsissistlikud, siis on mina, et sellised võrgustikud ei saa lihtsalt töötada. Nagu ma eelnevalt juba mainisin, et rahvuslik narsissism on seotud ka rahvusliku enesemääratlusega, et nad teavad, kes nad on ja millest nad seisavad. Rahvuslik narsissism on tihedalt seotud ka individuaalse narsissismiga. Narsissistlikel inimestel riikidel on kõrgem enesehinnang, seal on kõrgem sotsiaalne kuuluvustunne ning on ka pigem parem ideoloogia poole kaldu. Kordame siis. Narsissism ja demokraatia ei sobi kokku. Narsissistlikud inimesed ei suuda demokraatiat hoida. Kui vaadata ainult Euroopa riike, siis venelased on tõenäoliselt kõige narsissistlikumad. Narsissism indiviidi tasandil on seotud rahvusliku narsissismiga ning kui kõik mõtleksid nagu Saarimaal, siis üks asjad nagu Euroopa Liit ei saaks eksisteerida, kõigil oleks mina, meie.